tere, seltsimees. Tervist. Ja. Kõige parimad sõbrad on siin meie hulgas, nii et loodame, et ürituse alguseks tuleb inimesi veel juurde. Tere, inimene peab endale lubama nõrkuse hetki. Mis asi, siin on mingi nõrkuse hetk? Me oleme siin stabiilselt nii ootame, seisame ja mõtleme, et kuidas päev. Ja ega meil ei ole ühte sigaretti, ma lööks teile maha nagu selle kuule, nad filmivad ka vist. Kuule, mis asja sina teed? Väga suur tänu. Mina siin lihtsalt seisan ja vaatan, kuidas päev kulgeb. Kuidas ta kulgeb? No nagu Lotmani Krista ütleb, et nii kuidas kõndida jõuad, kui ta kulgeb. Jumal hoidku küll. Ma olen jooksma varsti. Ja. Ja ma arvan, et me võiksime kogu seltskonnaga teha sellise kauba ka, et kui kellelgi on midagi lisada, siis alati võib suu lahti teha ja rääkida ja kõiki valgustada, sest muidu ei ole ühisel teekonnal üldse mõtetki. Ja mina olen see, kes tõesti kurat ütleb. Sest parimadki säraküünlad kustuvad teinekord põlluporisse, kui neil ei ole kõrval toetavat tuld. Sul ka see kott raske, jätta vale viisse parem. Kuule ei jäta, parem kui kõik. Nagu vanad roomlased ütlesid, et omnium ja mecum porto, et kõik, mis mul on, kannan ma endaga kaasas. Esimese peaministri ausaama. Siin on ülikooli üks kõige kaunimaid vanast kohvikuid. Paremal asub Treffneri gümnaasium, algusega Aleksandri gümnaasium 1804. aastast saadik. Praegu on siin väga head õppimistingimused on loodud siin. Hansapäeva peal olid kontsert, Tõnis Mägi laulis siin koos Šaliisiga, olid siin Treffneri gümnaasiumi õues. Siin oli vana endine kartserimaja, kes armastasid nagu pummelungi liiga kõvasti panna, siis siin oli vanasti kartserimaja. Selles majas peaks asuma Tartu kõige kuulsam mantelkorstnaga ahi. Need olid siuksed 17. sajandi ahjud, kus oli selline äge suur korsten. Kui see niisugune hõlmad seal peal, kus see suit nagu sisse läheb, niisugune eriline konstruktsioon. Ma arvan, et võib-olla siin peaksimegi tegema väikese sissevõike siia botaanikaaeda, siis saab siin natukene ühesõnaga vihmavarjus olla ja siin botaanikaaia ilusate puude vahel jalutada. Et vaatame siin ühe niisuguse sobiva momendi, kui me saame siin nagu üle selle tee minna. Paneme ära, jah. Lähme nagu kõik üle ja tormame siit sisse. Ma ühe pisikese pääsukese poja. See pisikene pääsukene kui Eesti rahvuslinnukene oli alla kukkunud sealt Konsumi juurest pesast ja oli seal maas ja niuke abitu. Ja siis ma tõin ta siia ja panin ta siia botaanikaaeda ühe saare peale sinna tegutsema. Ja kui vaalaskalat teda nahka ei pistnud, siis peaks ta siin ringi lendama. Aga vallaskalad olid umbes nii pikad, seal basseinis ujusid ringi. Aga tema jaoks olid nad küllaltki vallaskalad. Siin ilus karu, et pärast me lähme sinna Toomele ka, kus Karl Ernst von Bäärile pühendatud seesamune monument asub ja Karl Ernst von Bäär oli inimese munaraku avastaja. Ja tema oli ka siukene inimene, kes hoiatas kõiki üliõpilasi selle liigse topsi tõstmise eest. Et kui topsi tõstate, ärge ikka nii kõvasti tõstke, et ennast laua alla tõstate, muidu teised ei leia üles pärast. Ja, vot siin on Theodor Lippmaale pühendatud monument ühe salto ma teen, ma panen, sest seda ei tea kunagi, kuna võib seda saltot vaja minna. Arvusalto. Ma panen jope kinni, siis saab see salto ka ära tehtud.
see kestab kõigest paar sekundit ja aga nii lugupeetud inimese nii-öelda mütsi ja siis selle monumendi ees võib seda teha, nii et kõnnid ringi niiviisi ja kui midagi muud teha pole, siis teed nii. Bravissimo! Ma arvan, et me võiksime nüüd siit üles minna otse sinna Pääri poole. Ja no muidugi võiksime ära külastada ka selle Toomeoru, et võime sealt Rootsu juurest mööda minna. Ja külastada ära Toomeoru, kus toimus 1956. aastal esimene üliõpilaste laulupidu Kaudeaamus. Richard Ritsingu ja maestro Juhan Simmi juhtimisel. Ja ma arvan, et järgmine aasta peaks Tartus jälle toimuma Kaudeaamus, mis on nagu juubeli Kaudeaamus, üliõpilaslaulupidu. Nii et Kaudeaamus, Vot jucundam juventutem, vot molestam senetutem, nos paperit Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professorum, vivat omnum quod libet, vivat omnum quae libet, semper sint in flora, semper sint in flora. Vivat omnum virgines, faciles formosa, vivat omnum virgines, faciles formosa, vivat omnum quod libet, vivat omnum quae libet, semper sint in flora, semper sint in flora. Sellest Kloostri tänavast lähevad teed Supilinna, kus ütleme, väga paljud noored on ülikooli ajal elanud. Vot siin on kevadiste jalgratta võidusõidude ajal üks kõige ohtlikumaid kurve seoses selle suure langusega, mis sealt ülevalt tuleb ja siis selle järsu pöördega. Siin ma olen ise ka nii mõnigi kord jalgrattasadulast kukkunud, kui ei ole nagu välja pingutanud. Aga muidu on siin tehtud jalgratta lisatee ja kõik nii. Siin majas elas Miina Herma kunagi. Et hoias väga vaprast oma tunglatera peos. Siin on need samused, ühesõnaga seda kutsutakse siin nagu Musumäeks ju siis sellepärast, et noored armastavad siin tihti käia ja üksteisele nii-öelda kaunimaid kingitusi jagada. Siin all on ka ohvrikivid. Ma ei tea, kas need on siia hiljem toodud või kunagisest Eesti vabast usundist, kui inimestel olid siuksed kombed, et nagu ohverdamine ja... Mis siin ohverdad siis? Noh, eks vilja ja siis väikseid loomakesi, linnukesi ja ma nüüd päris sellest ei ole nüüd kuulnud, et lausa metslaste kombel inimeste ohverdamist oleks toimunud, aga eks kultuurid on väga erinevad, nii maailmas on teada kultuure, kus on ka inimesi ohverdatud, aga muidugi tänapäeva maailma inimestel on seda natukene suhteliselt kuidas ütelda, ebameeldiv kuulda, sest keegi ei tahaks, et temaga just see halb asi juhtuks. Maailmas on praegu niigi väga palju igasugust vägivalda ja ebameeldivaid värke, siis on väga kurb on kuulata nendest niisugustest ohvritalitustest, kus kunagi oli see inimeste ohverdamine. Näha, kus noored jalgrattapoisid teevad trenni, kui siit alla vaadata, siis see on ikka küllaltki jõhker mägi, nii et need on täitsa kõvad kutid, kes siit alla tõmbavad jalgratastega. Kui seal ikka õigel ajal pidama ei saa, siis võib see viimaseks lennuks jääda. Siin selle Toomkiriku lähedal on, nagu seal on näha, on ka selliseid maa-aluseid käike ja igasuguseid angaare ja tulevikus võiks need isegi kuidagi kujundada sinna mõne niisuguse maa-aluse veinibaari teha, kus oleks Toomel jalutades mõnus ilus läbi astuda ja klaasiki veini võtta siin Toome mäe all.
siin on Kristjan Jaak Petersonile pühendatud ausammas, legendaarne Eesti mees, kes läks jalgsi Riiga, et oma mina tõestada. Ja. Siis siin Toomkiriku teises osas on vana raamatukogu, Morgensterni nimeline raamatukogu, kus terve ülikooli raamatud olid enne, kui nad viidi sinna uude raamatukogu. Kõik see värke tehtud, aga jah, nii palju ma tean, et omal ajal, kui ma Treffneri koolis õppisin, siis õnnestus Goethet ja Schillerit ära päästa vana paberi hulgast, need olid ka eksikombel sinna kukkunud. Ja igasuguse teisi vanu raamatuid ka, sest tihtipeale, ei osata, kui inimene ei oska raamatu väärtust hinnata, siis muidugi nii barbareid asuks ikka olla, et ära visata, et lugupidamist peab ikka raamatu vastu nii palju olema. Aga lähme siis edasi. Saab nagu kaameraga saab vaadata, et siin on Karl Ernst von Bärile, inimese munaraku avastajale pühendatud monument. Seda limonaadi kohviku kohta midagi? No selle kohta ütleks niiviisi, et siin on kõik ja ta on sellise ilusa 8 kujuga. Ja kui mina kirjutasin ükskord ühe laulu, et kass jalutab pargis, siis ma just nimelt mõtlesin seda sellist toome peal jalutamist ja kõike, mis seal laulusõnades on, ümber selle kohvikuga seoses. Siin selle Tartu naistekliiniku ees ja vana anatoomikumi ees on ilusti näha, kuidas praegusel ajal on Toomemäele ka pandud selliseid ilusaid eesti- ja inglisekeelseid tutvustavaid ajalegende, kus saab vaadata nagu ajaloo kohta. Siin on ilus aed selle püssirohu keldri peal. Tere! Me siin teeme väikest Tartu linna ekskursiooni, kui tahate, võite liituda. Väga suur täna. Vot siit on näha seal üle selle siit Jaani kiriku juurest vaadata edasi seal mäe peal selle 2 kirikutorni vahel, seal see kõrge torn on Peetri kirik, see on arhitekt Otto Schröder 1882–84 ehitatud kirik ja seal ees toimuski Eesti esimene üldlaulupidu 1869. aastal. See on teisel pool jõge, selleks peab siit üle Tartu linna paljude sildade minema. Ja loodame, et Tartu linna ehitatakse sildu veel rohkem juurde, et oleks võimalik igal ühel valida omale oma lemmiksild, kus saab nii romantikat arendada kui ka väikest igasugust, võib-olla isegi väikest veesporti teha. Sildade juures peab olema, et Tartu linna sildade juures peab olema ettevaatlik, et iga silla pealt ei tohi alla hüpata, sellepärast et seal all on vanade sildade varemed ja keerised ja seal võib nagu inimesega viga juhtuda. Aga mõne silla pealt võib alla hüpata, nii et peab küsima inimeste käest, kes teavad sellest midagi. Siin on Struuvele pühendatud monument, kes oli astronoomia professor. Astro Sapiens. Ja, just nimelt. Täheteadus, astro. Ja Sapientas, nii et siin on näha meie kaunis sinimustvalge lipp ja tähetorn. Selle tähetorniga on selline lugu, et see tähetorn on suunatud otse Põhjanaela peale. Nii et kui ka tähed ei sära ja taevast vihma kallab, siis teekond põhja poole siit nüüd algab. Sest kui siit otse vaadata sinna, siis Põhjanael ongi sääl ja see peaks alati paigas olema. Et see on nagu astronoomiliselt kindlaks määratud. Siit alt on väga ilusad vaatepanoraamid terve Tartu linna peale. Werneri kohvik. Ja nagu ma näen, siis on isegi siin olnud üksikuid kõige julgemaid mehi, kes siit on kas alt üles sõitnud. Näed, ülikooli spordimärk on noormehel ees ja fantastilised poisid. Mõtle, julgevad nii suurest mäest alla sõita. Fantastilised poisid ja nii ilusti sõitsid alla, nii et Eesti jalgrattaspordi tipud. See oli meil siin selle Alma Mater Power Tartu Ensisse. Vot kui ilusad on need kellad, see kellade mäng siin Raekojas tänu Euroopa kingitusele. Nii et väga suur tänu Euroopale, kes meile nii ilusad kellad kinkis. Väga suur tänu. Seltsimees Euroopa. Väga suur tänu. Aitäh.
Johannes Brahmsi hällilaul ja Brahms ja omaaegne väga kuulus kirurg Pilrot olid omavahel sõbrad. Nii palju ma olen ka... Aga mitte intiimset vist. Kuidas? Mitte intiimset. Ei, seda loomulikult mitte. Ja, lihtsalt alati on kahtlus. Lihtsalt sõbrad, nii et tänapäeval on väga see nagu kerkinud päevakorda, et kui öeldakse, et mees oli mehega sõber, siis mõeldakse kohe mingi intiimsuse peale, aga see on... No see on ka homode propaganda. See ei ole oluline. Brahms ja Pilrot olid sõbrad. Ja seal all on... Vot siit on näha see jalajälg seal. Vot siit on näha see jalajälg seal Hansapanga seinas, et ilmselt oli nii, et K-komando tegi siin õppusi ja ühel niisugusel, kuidas ütleme, poolkaskadööril oli saabas liiga kõva ja kogemata lõi saapaga jalaga läbi seina. Aga õnn, et tal kõik hästi läks ja et ta lõpuks ikka üles ronis. Aga see jalajälg on siukene, sellega sai nagu eelmises filmis natukene nii nalja tehtud. No teeme selles filmis ka. Liiga palju ei tahaks ühte asja korrata. Teeme siis perepildi. Et võtab aega, enne kui ühest pisikesest lapsest sirgub täis mees. No nüüd olemegi oma avangardistliku eeljooksuga jõudnud siia Raekoja platsi tagasi, kus on need suudlevad tudengid, nii et küssande vind, suudlevad tuult teile kõigile tudengitele, et te leiaksite oma õnne ja armastuse nii elu kui ülikooli õnne näol. Amen. Ja nüüd lähme sinna galerii juurde tagasi. Väga ilus. Et natukene rääkisime Tartu linna ajaloost ja ülikooliga ja Tartu linnaga seotud paikadest ja ajalooliste kohtadega seotud paikadest ja siis tegime niisuguse väikse avangardistliku jooksu, et